use it and worry all his life away. Saying a lot of prayers to the devil, I say, Jah live. So then we go so then. Don't worry, easy your brain. about a thing. They hear what we say. Every little thing is gonna be alright. Listen we again. Singing, don't worry, Easy your vibe. about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Keeping it live. Woke up this morning, smile with the rising sun. Tervist, Mart Afanasjev ja minu hobiks on siis modellennukite ja üldse raadiotehnikaga tegelemine, nende lennutamine, ehitamine ja siis inimestele tutvustamine. Nii et kõige suurem lennuk, mis mul hetkel kasutuses on lennuk, mis mul on hetkel kaasa võetud lastele. Tegu on siis sportmudeliga. Eelnevalt on olnud ka tegelikult suuremaid lennukeid, aga nende huvi on hiljem ära kadunud. Et kui nüüd suurustest rääkida lennukite puhul, siis arvestatakse lennuki puhul suurust tiivamõõduga. Ehk siis antud lennuk on 1,4 meetrise tiivaga, aga suurim on olnud 2 meetrisega. Ja üldjuhul, mida suurem lennuk, siis kõige suurem raskus tähendab nende puhul on see, et siin Eestis ei ole nendega võimalik maanduda. Ja õhku tõusmine on niisugune. Et selle tõttu ma olen ka jäänud niisuguste pisemate mudelite peale. Et nendega lendamine on küll keerulisem, aga need võtad autoga kaasa või bussi või jalgrattaga, lähed põllu peale, lennutad ära ja ongi kõik. Et minu jaoks on siis nautimine lihtsalt lennukiga taeval olla. Lennuki puhul, lendamise puhul on kõige keerulisem kogu algusest kuni lõpuni, kogu toimetamine. Et pisema lennuki puhul on lendamine on keerulisem, kuna ta on pisikene ja ta kaob silmist ära. Suurema lennuki puhul on maandumine ja õhku saamine. Niisugune keerulisem asi. Et antud koha ma valisingi selja taga oleva staadioni pärast, kuna suurem lennuk vajab õhku tõusmiseks ruumi ja maandumiseks ka ruumi. Kui kas või ka lendamise puhul, kuna siin juures on tegelikult ikkagi ohutus väga suurel kohal, inimeste kohal, majade, puude, elektriliinide kohal tegelikult ikkagi ei tohi lennata. Et selle tõttu ka see staadion. Et ma seisan küll hetkel siin inimeste juures, aga kui ma lendama lähen ja maandun, siis ma lähen selja taga asuvale staadionile. Mina olen Raimo Noorma, et tulin siia Vinni, et tutvustada natukene koptereid. Ja siin maas on näha neid. Et see on niisugune huvitav üritus, kus siis näeb koptereid, lennukeid, autosid, punnvõrre ja veel üht-teist huvitavat. Ütleme nii, et internetis sai leitud paar huvitavat pilti, et on olemas kopterid, nad lendavad hästi teevad trikke. Ja siis sai üks kopter nagu ostetud. See oli nagu valmis komplekt siis. Aga see komplekt kestis mul täpselt, lennuaeg oli 5 sekundit. Ehk siis kopter tõusis õhku ja kukkus maha. Sest ma ei teadnud, mis asi on lennusimulaator. Et on olemas asi nagu lennusimulaator, et enne kui päris kopteri või ütleme mängukopteriga üldse üritada lennutada, siis simulaatoris peab ikka tundide kaupa harjutama, et asi ikka käpas oleks. Et kui rääkida kopterite trikkidest, siis internetist on võimalik leida erinevaid lendureid, kes teevad päris huvitavaid trikke, kas nad teevad piruette, teevad saltosi, lendavad tagurpidi, lendavad jalused üleval, lendavad saba ees, igat pidi. Aga ütleme nii, et mina veel seal ei ole. Mina teen praegu veel piruette ja natukene suudan tagurpidi lennata, ehk siis jalad üleval poole kopteriga. Aga nüüd lennuaega, et mõlemal kopteril on lennuaeg umbes 4-5 minutit, et need akud rohkem lihtsalt ei kesta. Et kui teha mingi eriti rahulik lend, siis venitaks võib-olla 8 minutit välja, aga see oleks kõik. Et kui sa oleksid sama asja küsinud minu käest 1,5-2 aastat tagasi, siis jah, väsitab. Aga täna nüüd on juba nii, et see 5 minutit ei väsita ära. Aga nüüd, kui lennutaksin, ütleme,
5 akutäit ehk siis 5 korda 5 minutit, siis see juba tegelikult on väsitav. Noh, täna vähemalt. Keeruline vastata. Eks ta on niisugune põnev tehnikaga seotud tegevus, et noh, ta on lihtsalt põnev. No tee nüüd. Et noh, kuna ma tean, kui keeruline on trikke teha, siis enam tekib tahtmine, et ma tahan neid osata, ma tahan parem olla. Aga jah, eks ta adrenaliin on ja niisugune tahtmine, et teha midagi huvitavat põnevat. Et nüüd, kui trikkides rääkida, siis oskavamad piloodid teevad ka muruniitmist. Muruniitmine tähendab seda, et sa lendad kopteriga jalused ülespoole, põhilaba on allapoole ja sa lendad võimalikult maa lähedal. Ehk siis põhimõtteliselt on võimalik muru niita, kui sa oled hea närviga. Aga noh, kui läheb natuke valesti, siis noh, nii need labad lihtsalt pooleks endale. Et kopterid ise kui sellised on äärmiselt, ütleme, tehniline ala, et selle kopteriga oleks võimalik lennata, siis on vaja see tehnikat sättida, see on elekter, see on mehaanika, see on natukene tarkvara, et nüüd kui rääkida noortest pilootidest, siis noh, see aitab arendada tehnikaalasid, et see on noortele kindlasti väga kasulik. Ja noh, üldse sellise tehnika populariseerimine, see on äärmiselt vajalik noorte seas ja tundub, et nad, noh, see meeldib neile.